Vestlused, mis loovad väärtust ja kaasavad. Algab Hea elu Tallinn podcast. Head kuulamist! Tere tulemast kuulama podcasti siin Delfi taskus, mille nimi on Hea elu Tallinn ja minu nimi ei ole Urmas Sõõrumaa, vaid minu nimi on Rasmus Kage ja olen palutud selle 7. Hea elu Tallinna saate külalissaatejuhiks sellepärast, et täna on saates väga põnevad külalised. Tere tulemast Urmas Sõõrumaa, selle saate ellukutsuja ja saatejuht varasemas 6 saates ja tere tulemast Jaanus Rahumägi. Tervist, tänan kutsumast. Me võiksime teie omavahelisest sõprusest ja suhtest rääkida tunde. See ju tegelikult ulatub väga kaugetesse aegadesse 90. aastasse, kui te mõlemad olite toonase Eesti NSV ülemnõukogu esimehe Arnold Rüütli ihukaitsjad. Ja millega seoses on väga põnevaid lugusid, kuidas te käisite Soomes saatmas, panite sõpradega rahad kokku, rentisite ühe riigi presidendile esindusauto, millega minna siis Soome esindusisikute juurde. Et neid lugusid on ju küll veel, teie sõprus ulatub enam kui 30 aasta taha. Pigem 80-ndate teine pool. No jah, me oleme üsna kaua tuttavad tõepoolest. Pikalt. Kõik on juhtunud, aga praegu juhtub ainult head. Väga hea. Te olete olnud ka rivaalid. Te olete olnud ju mõlemad konkureerivate turvafirmade juhid. ESC, ESS, see on aeg 90-ndatest, kui ma mäletan teid mõlemat, mistõttu ma ka räägin teiega täna siin samas saates sina, sest see oli aeg, kui mina olin ise krimireporter, kui Tallinnas päriselt juhtus asju. No ma tuletan meelde, et Eesti oli esimene riik, kes, ma mõtlen siis endises Nõukogude Liidus, kes võttis vastu turvaseaduse. Ja see läks lahti 90. aasta alguses, see läks 5 aastat teiste riikide, ma mõtlen, Leedu vist oli 3. või 2. peale Eestit. Ja me võtsime seaduse vastu sellepärast, et me tegime ka loomulikult selleks, et seda kõike nagu vormistada, moodustasime Eesti turvaettevõtete assotsiatsiooni või liidu. Meil olid turvaettevõtted ja me saime aru, et kui me ei loo ühtset sellist seaduslikku tausta kogu sellele tegevusele, mis me siis suure innuga ellu viisime, siis sellest tuleb suur segadus. Ja kui nüüd vaadata tagasi, siis tegelikult 90. lõpuks me olime ikkagi jõudnud teistest riikidest ja me oleme täna, võin kinnitada, näiteks Serbia ja väga paljudest teistest selle Balkani riikidest oleme oma sellise turvaettevõttusega ikka mäekõrguselt üle kogu selle korralduse ja üldse üldise osa mõttes ühiskonnas. Et täna ei kujuta keegi ette, et turvateenust ei ole. Siin stuudios on mingisugused turvaelemendid, eks ju, et see on nagu üks meie elu osa. Aga meie panime alguse sellele 90. aastal 91. Et see on tegelikult see põhiline, mida maksaks meenutada. Suur tänu, Jaanus. Jaanus, ma tahaks ka siia natuke juurde öelda. Jaanus on mind heas mõttes tõuganud ja inspireerinud selles mõttes, et eks see on olnud väikest niukest inimlikku nägelemist, aga see on olnud nagu hästi soliidsel tasemel. Aga põhiasjad, ma mäletan, et Jaanus, kui oli see otsus, et tee, mis sa tahad, 90. alguses oli, et osa palku ikka liikus ikka kuskilt kliendilt otse ja ümbrikust ja seifist ja nii edasi, et lähme nüüd valgeks. Ja leppisime kokku, see eeldas ka, et kuskilt mingist hinnatasemest me allapoole lihtsalt ei saa minna, kui maksud on makstud ja see pidas ja ma olin kogu aeg üllatunud ja tagantjärgi kasutan veel võimalust aitäh öelda, et Jaanusega kokkulepped peavad. Või kuidas ma tahaks veel seda peatükki avada, sest teame ju, et teil mõlemal oma turvaettevõttes ei olnud mitte lihtsalt see mehitatud valvepool, mida me teame, vaid mõlemal oli selline ikkagi kaadritagune oma detektiivibüroo, ühel nähtavam, teisel vähem nähtavam, nendest võiks kirjutada raamatuid. Aga sissejuhatus on tehtud, ütleme saate kuulajatele üle, keda ma just kuulsin, on tekkinud täiesti arvestatav hulk, et te kõik saate osaleda selles saates, tuleb vaid kirjutada kiri, peegeldada oma hinnanguid tänases saates siis ennekõike turvalisusest, meiliaadressil heaelutallinn@gmail.com.
Aga nüüd siis asja juurde, ehk et turvalisus on see, mis teid ühendab. Turvalisus on see, mis on teemaks ka täna Eestis. Seda siis põhjusel, et me näeme, mis toimub maailmas. Seda saadet me salvestame loetud päevad pärast seda, kui Poolas on maandunud 19 Vene drooni. Osad on alla lastud, osad on jõudnud majade katustesse, sellest räägitakse palju. Täna just tulen ühelt kohtumiselt, kus kohtusin ühe ettevõtjaga, kes ütleb, et ta näeb, et inimesed on jälle mures. Autoettevõtjad ei müü autosid, sest inimesed ei julge osta, inimesed ei julge osta korterid, väidetavalt müüvad, et ikkagi mõelda, mis siis saab, kui peaks sõda puhkema, et saaks selle korteriga rahaga Euroopasse ära minna. Teie kogenud ettevõtjad, mis see teie nägemus on? Minu esimene hinnang on see, et tegelikult kõik ministrid, ka kõrged ametnikud, endised ametnikud, kes on lahkunud ametnikst, peaksid aru saama oma sõnakaalust. Ehk et sellel sõnal on suur kaal ja sellega on võimalik lüüa terve ühiskonna selline rütm, turvatunne, balanss paigast ära. Mingisugustel kas isiklikel, ametkondlikel või mis tahes huvides, eks. Tegelikult peaks sellel tasandil inimesed suutma tajuda seda üldist pilti. Et ükskõik mida nad ütlevad, see võib hetkeks võib-olla kasu tuua, aga üldplaanist annab, üldises pildis annab ikkagi negatiivse tulemuse. Sa väidad, Jaanus, et tegelikult ei ole hirmul alust? Hirmul ei ole kindlasti alust. See on tekitatud paanika, on sinu väide? Ma olen sellest täiesti kindel. Hirm on kõige suurem eduvaenlane. Ehk et hirm on negatiivne tunne. Et tegelikult ühiskond peab rohkem kokku hoidma, peame aru andma ka poliitikud sõnakaalust peab endale aru andma, mida suust välja jäetakse. Et see on oluline. Urmas? Ma sattusin lugema Poola välisministri Sikorski nagu siukest väga põhjalikku siukest statementi, kus ta ütles oma rahvale, rahu. Sellel ei ole veel sõjaga midagi pistmist, me oleme ise valmis, me saame hakkama, me teeme nii, teie tehke neid asju ja seda oli nagu väga ilus lugeda. Nii et mina ütlen ka, et hirm on negatiivne tunne ja kui sa seda enda sees genereerid, ühiskonnas genereerid, siis tal on vastupidi oht realiseeruda. Et mina ikka kaldun sinna Soome poole ja vaatan, et ka neid ju ähvardati siin alles mõni päev tagasi ja nedasi, et soomlased on oma rahuga, et räägi. Me oleme teid ennemgi kuulnud, me teeme oma asja edasi, et selleks me siin täna olemegi, et öelda tegelikult meil ei ole siit ju kuhugi minna. Me saame hakkama siin. Aga te mõlemad olete siiski ka rahvusvahelise haardega. On teil viimase 4-5 aasta jooksul, aga ütleme siis viimase paari aasta kontekstis eriti, mõne ettevõtjaga kokkupuude välismaise ettevõtjaga, kes ütleb, et kurat, ma ei julge tulla. Ma ei taha, see on mingi jama teil on seal idapiir, droonid lendavad, Narva is next, nagu öeldakse, et ma pigem jätan kõrvale. Ma pigem arvan, et see on selline turisti mõtlemine, eks ju, et ärimehed üldiselt hindavad oluliselt rohkem komponente, nad ei tee otsuseid mingisuguse hirmu ajal, eks ju, et nad teevad oma risk assessment'e, nad vaatavad üldist majandusolukorda, nad vaatavad majanduskeskkonda, vaatavad ka seda, mis sõnumeid valitsusest tuleb, eks ole, siin veel korra igal lausel ei ole ainult nii-öelda kogukondlik tähtsus, sellel võib olla ka rahvusvaheline tähtsus, eks ju, mis me suust välja ütleme valitsuse tasandil. Et see on väga peen mäng, eks ole, et see ei ole päris nii, et keegi kardab ja ma nüüd ei tule, eks, et tegelikult tõsised inimesed vaatavad kogu pilti ja teevad siis oma otsused. Ja põhiline, mis takistab, ei ole mitte mingi sõjahirm, vaid ikkagi Eestis asjaajamise keerukus, bürokraatia, kõik see muu jant, millest on nii palju räägitud. Aga tõsi on see, et ega enamus välisinvesteeringud on tegelikult läinud. Suured tegijad on läinud ja ma ikkagi toon seda sama Soome näidet, Soomes mitte, aga meilt on nad läinud ja mina olen ise kohanud küll ikkagi päris palju selliseid asju, et jah, huvitav on, aga ootame, vaatame, mis saab.
et aga oled kindel, Urmas, et need on läinud sellepärast, et just nimelt sõjahirmu pärast, see sama Soome on ju samamoodi rinde. No vaadake, suured tegijad maailmas, neil on ju väga nagu selged kriteeriumid, mille puhul nad kuhu raha paigutavad ja tõepoolest nad peavad meid täna rinderiigiks siia. Et see toimib ja muidugi ega nagu ma ütlen, et eks see on ka meie enda tegemiste tulemus, sellepärast et Soomes ei ole niimoodi ja meil on niimoodi. Et me peame märksa enesekindlamalt ennast väljendama, vaatame, mida me räägime ja loomulikult käituma ilma kisata. Kui sa räägid Soomest, siis Soomega seoses leidsin ühe põneva arvamusartikli, mille autor on Aku Sorainen, advokaadibüroo Sorainen asutaja ja vanempartner, kes on ka üks, ütleme siis, relvatemaatika ja relvaseaduse üks selline edendaja Eestis ja tema räägib ühest põnevast loost, miks Soomest inimesed ei lahku, miks Soomes inimesed tahavad jääda riiki ja seisavad selle oma riigi eest, on just nimelt seos nende samade relvadega, ehk et need samad relvad on inimestel kodus, lapsed, nii nagu ta ise oma lapsepõlvest oma arvamusloos räägib, käib vanematega koos tiirus, käib laskmas ja seda nii-öelda vaenlase vastu valmistumist on õpetatud alates päevast, kui Soome sai iseseisvaks. Ehk et see on see vaimsus, mis soomlasi justkui ühendab ühise vaenlase vastu ja miks nad ei kaeble ja miks nad ei osta Hispaania pileteid. Olete nõus selle väitma? Olen nõus ja tõepoolest ütleme, et täna käib ju Ukraina sõja siis 4. aasta hakkab varsti täis saama ja kuna soomlased on, ütleme, siis peale teist maailmasõda tasa ja targu oma tegemisi teinud väga süstemaatiliselt, siis sõja esimestel kuudel, nüüd selle uue sõja esimestel kuudel võtsid nad vastu otsuse näiteks avalikke lasketiire siis luua pea poole rohkem, neil oli umbes 500 avalikku lasketiiru, ütlen, et Eestis on umbes 15 ja me ei ole siiamaani jõudnud nende osas ühegi veel kõrvu ulatuva otsuseni. Soomlased võtsid loodud kuude jooksul vastu otsuse 2-kordistada ja teevad seda väga süsteemselt, et see on mingi ime, mida nad suudavad teha ja mina ikkagi nagu veel kord ütlen, et kuna me hõimurahvas oleme, et sinna nende külje alla tuleb ikkagi natukene hoida, sest neil on olnud lihtsalt seda aega ja lugu natuke rohkem oma asju sättida. Tervitame siinkohal Aku Soraineni, kes on ka selle kodutöö meie eest selles samas arvamusloos ära teinud. Soomes on siis 100 inimese kohta umbes 30 relva, relvaomanikke on 11, lasketiire on 600, see on siis kogu riigi peale kokku. Eestis on ainult 5 relva 100 inimese peale, 2 relvaomanikku 100 inimese kohta, lasketiire ja eratarbeks laskepaikasid politsei andmetel ainult 111. Ehk et need on oluliselt väiksemad numbrid kui Norras ja Rootsis ja meil on millest õppust võtta. See relvaseaduse eest seismine, selle muutuste eest seismine, mis on ka täna Siseministeeriumis, te mõlemad väga ägedalt olete võidelnud. Mis sellega siis on? Selgitage mulle, kellel mul ei ole relva. Mis see probleem sellega on? Ma seletan. Me oleme Aku Soraineniga käinud kevadel, siin mai lõpus, juuni alguses kõik Riigikogu fraktsioonid läbi. Ja oleme seletanud, miks seda vaja on, mis selle asja sisu on, mis selle asja mõte on. Ja seda sama Soome näidet oleme ka toonud kogu aeg. Ehk et selle asja mõte on see, et esiteks soomlastel on see suhtumine hoopis teine kui Eestis on. Ja see põhjus on selles, et soomlased on 2 korda venelastel tagumikku kuumaks kütnud. Neil on enesekindlust, meile seda enesekindlust ei ole. No me oleme ka ikkagi ühe korra neil tagumikku väga kuumaks kütnud. Jah, seda küll, aga ütleme nii-öelda viimased kogemused on olnud halvemad. Nüüd sellest tulenevalt on see Soome kogemus on see, et kui inimesel, kes on endale muretsenud relva, kellel on kodus relv, sellel tekib automaatselt kaitsetahe. Ta ei muretse endale relva, kui tal ei ole kaitsetahet. See on automaatne nii-öelda by default efekt, mis tekib sellest. See on esiteks. Teiseks, need inimesed, kes relva endale muretsevad, need oskavad lasta, nad oskavad relvadega ümber käia,
neil on vastav ohutustehnika teadmine, kõik see, mis on vajalik siis, kui näiteks tekib mingi suurem kriis, kui inimesed peavad sõjaväkke minema. Lisaks sellele on meie ettepanekutes, me oleme esitanud muudatusettepanekud Siseministeeriumile, on kirjas, et koolides peaks olema loodud 10-15 meetrised lasketiirud õhkrelvadele, et lapsed saaksid nii-öelda esmased teadmised relvadest, ohutustehnikast ja kui noormehed, tüdrukud lähevad sõjaväkke ühel päeval, siis neil ei ole vaja nagu õpetama hakata A ja B, eks ole, et nad juba teavad kõike seda. Et seal selles Soome mudelis on niivõrd palju muid efekte, lisaefekte, mis kõik ühel või teisel moel toetavad inimeste kaitsetahet ja riigi kaitsevõimekust. Aga samas peab tunnistama, et seda vastuseisu ametnike poolt, ametkonna poolt on kuulda siit ja sealt, eks ole, et siseministrile avaldatakse survet, et neid muudatus mitte teha. Ja see on see, mille vastu seisma peaks ja mida tuleb rahvale seletada, miks on vaja seda teha, et see ei juhtuks sellises kabinite vaikuses, kus kõik lämmatatakse ära, sellepärast, et ametnikel on lihtsam oma tööd teha, neil on vähem jama, aga nii-öelda riigi üldine tervikpilt, milleks seda tegelikult vaja oleks ja millele ta kasu annab, see unustatakse nagu ära. Aga võib-olla selle kõige põhjus on see, et meie kauge eeskuju suure lombi taga Ameerika on see, mida me kardame. See on väga hea küsimus. Selle nii-öelda realiseerumist. Ma kohe hea meelega vastan sellega. See on kõikides fraktsioonides, kui me käisime, esitati täpselt sama küsimus, et... Oota, Jaanus, ma ütlen korra, sisestasin vahepeal robotile küsimuse, kui palju hukkub Ameerikas igal aastal inimesi tulirelvade tõttu. Ja vastus on 48-50 000 inimest. Me võime ükskõik millised numbreid lüüa siis AI-sse võrrelda Eestiga, siis kõik need numbrid on 100 000, võib-olla 200 000 võrra suuremad. Ehk et see võrdlemine Eestit Ameerikaga umbes sama, kui võrrelda siis sääsk elevandiga. See on täiesti kaks erinevat, mitte ainult kultuurilises, seaduslikus mõttes, aga see on puhtalt täiesti erinev maailm. See, kellega me peame ennast ja saame ennast reaalselt võrrelda, on lätlased, leedukad, soomlased, rootslased, meie piirkonna kultuurikandjad, meie piirkonna ajalookandjad. Et võrrelda ennast ameeriklastega ja ajada hirmujutt, eks ole, siis see on täiesti ebaadekvaatne, et samamoodi nagu Eesti sõjavägi on teistsugune ja hoopis teise võimekuse, kui on ameeriklased, siis on täpselt samamoodi kõik muude asjadega. Et see Ameerika näide on väga nõrk. No väga hea. Mitu relva teil endal mehed kodus on? Minu relvad on politseis hoiul juba tükimat aega, nii et ma võitlen tõestamaks seda, et ma ei ole ise endale ühiskonnale ohtlik. Mina Urmas Sõõrumaa, kes olen tuhandeid inimesi ise välja õpetanud, mitmekordne Eesti meister lahingrelvast laskmises, pean täna võitlema Eestis selle eest, et ma üldse väärin relva. Aga ma jätkaksin Jaanuse juttu sellega, et eks me oleme ju väikestes ringkondadest palju arutanud, no mida teha ja kas see saab muutuda ja miks ei muutu. Ja oleme jõudnud ikka sinnamaani välja, et sellist suure pildi nägemist meil siin riigis ei ole. Käib mingi kiirustamine, mingisugune proovimine midagi kuskilt ära teha mingis üksikus valdkonnas ja miks soomlastel see asi nagu nii hästi on, sest relvad ja inimeste suhtumine relva ja kaitsetahe ja nii edasi, see on ainult üks osa suurest tervikpildist. Ja ütleme, et ega meil ju mõned teised asjad kipuvad samamoodi olema, aga kui võtta nüüd seda, et tõepoolest, et äkki meil on 10 korda rohkem relvi inimeste käes, no väga tõenäoline, et juhtub ka õnnetusi oluliselt rohkem, aga ma tean, et me oleme näiteks teismeliste hulgas narkosurmadelt Euroopas esikohal, siis igal juhul relvadega juhtuvad õnnetused jäävad sellele alla, aga nad kindlasti suurendavad inimeste usku, kaitsetahet, oskusi ja nii edasi, aga need narkosurmad kahjuks ei too kuskilt midagi positiivset. Aga võib-olla politseijuht Egert Belitšev istuks siin vastas ja ütleks, et aga Urmas, meil on iga nädal
viimased paar aastat vähemalt üks väljakutse relvataolisele esemele, kus noored siis mitte päris tulirelvaga, küll aga siis gaasirelvaga, maketiga, aga ka päris relvaga tegelikult kuskil sõna otseses mõttes ärplevad. Kujutades ette, et nad on justkui keset Ameerika filmi ja need on päriselt eluohtlikud situatsioonid, kus need noored, kes selle relva kätte võtavad, ei saa aru, millise tegelikult nagu olukorra nad põhjustavad. See, millest sa räägid, on kõik õige. Ega me ei vaida vastu. Ma ei vaida vastu sellele. Aga see on täpselt see olukord, kui ma olin Riigikogu õiguskomisjonis ja võtsime vastu mingit seadust. Ja seadus oli väga hea seadus. Siis ilmusid välja mingid tegelased, ütlesid, aga niimoodi hakatakse seadust rikkuma. Et mingisugune 5% hakkab igal juhul seadust rikkuma või 10% ja see on suur protsent. Ma ütlesin, aga 90% ei rikku seadust, 90% on see kasulik. Ehk et siin tulebki see sama teema välja, millest juba jutt oli, ehk et ametnikud vaatavad seda oma vaatevinklist. Ehk et nad ei saa aru kogu selle seaduse efektist riigikaitsetahte, üldise riigi arengu mõttes. Nad ei saa aru sellest, need ei huvita siia. Need huvitab see, kui palju nad peavad rohkem tööd tegema, palju need muret on, ma saan sellest aru. Aga see on vaja kuidagi teistsuguste mehhanismidega maandada, ehk et see näiteks kas või see, et kontroll, mis on siis relvade üle, on Eestis 10 kordi lihtsam, see sama võrreldus Ameerikaga, eks ole, meil on meeletult head registrid. Me tegelikult politsei, kaitsepolitsei, ükskõik riigiasutused, kellel on see luba olemas, saavad tegelikult meist kõigist täiesti selge ja adekvaatse pildi, kui lisada sinna veel sotsiaalmeedia, siis praktiliselt Eesti riigis ei ole võimalik peita nii-öelda oma ebalojaalsust Eesti riigile või üldse oma meelsust. Nii et see kõik on võimalik selgeks teha. Hakata ennast peitma sellistele tehnilistele ja loomulikult ka olulistele põhjendustele. Et põhjenduste taha, et miks me seda teha ei saa, tegelikult tapetakse ära kogu selle asja idee, sisu ja kogu ühiskonna kasu. Mina 3 lapse isa Piritalt olen käinud ka naisega Tiirus. Olen mõelnud relva soetamise peale, miks ma peaksin selle tegema? Ma usun Eesti riiki, olen Kaitseliidu sa ei peagi soetama, see on vaba lahti. Sa ei pea seda tegema, aga võiksin... Aga ütleme, et see relv on relvaks, aga nagu Jaanus siin juba korra märkis, et nendel inimestel, kellel on relv kodus ja kes võtavad seda aeg-ajalt välja, siis nende tahe ja võime tegelikult kriisiolukorras käituda on hoopis teine. Et see ei tähenda ainult, et relv on kodus, sinna taha tuleb ka see, et kui on kriisiolukord, mis ma siis teen, kuhu ma siis selle oma relvaga lähen või kus ma saan veel lisarelva, et see pilt on palju-palju suurem, aga see hakkab kuskilt pihta. Et kujutame ette, kui siin ka näiteks kas või selle sama Poola kombel, kas maandub mingisugune droon või rakett ja siis peaks inimesed kuidagi käituma, kuhugi minema, midagi tegema, siis mina arvan küll, et meil on täpselt muud valdkonnad praktiliselt samamoodi nagu see relvaga seonduvgi. Võtame näiteks varjendid. See on ime, mis siin nagu toimub selles varjendides. Peale paari pressikonverentsi sõja 4. aastal mina ei ole küll midagi asjalikku kuulnud. Klepekaid on ka välja antud natukene. Urmas, sa räägid varjenditest, mida sinu enda monument kvartali alla on rajatud, kui mitme inimese jaoks? Ma arvan 10 000 saavad sinna, kui ma nüüd selle osa, mida ma täna valmis ehitan, siis mul on 3 aasta pärast on mul 60 000 ruutmeetrit Soome S1 tasemele kvalifitseeruvat varjendipinda mõningate nüanssidega. Natukene varu väljapääs on lisaõhku ja oskust kriisiolukorra puhul sinna minna ja seal käituda. Nii et see on kõik puhtalt riigi ja kohaliku omavalitsuse töö. Täna ei ole ma näinud mitte midagi selle laadset, mida ma ootan juba mitu aastat ja olen lausa küsinud. Nõus, 2018. aastal läksin Siseministeeriumile elanikkonnakaitseprojekti kommunikatsiooniga appi ja juba toona rääkisime, et Soomes on selline reegel. Kui sa ehitad suurema maja kui 1500 ruutmeetrit, oled sa kohustatud maja alla ehitama ka varjendi. Oled nõus? Olen nõus. Aasta on 2025 ja endiselt on need entusiastid, kes ehitavad ilma erilise vajaduseta
parklaid, mis muuhulgas on ka varjundid, aga miks me neid ehita siis? Kas teised arendajad tahaksid ehitada, aga riik ei luba ehitada? Ei, mitte küsimus ei ole selles, vaid tegelikult seda peaks tegema avalik sektor. Ehitamine on üks asi, aga inimeste teadlikkus, käitumine sinna minna ja valmis oleks seal vastu võtta, see on tegelikult kompleks tegevusi. No. Ja ka seda peab harjutama natukene. Nii et õnneks meil need jalgratta entusiastid on suutnud selle ikkagi teoks teha, et me ehitame sinna mingisuguseid tualette ja jalgratastele parkimise pesemisvõimalusi. Need on vähemalt võimalik mingisuguste elanike jaoks siis kiiresti ümber kohandada ka seal olemiseks, aga jama on selles, et keegi ei tea, kuhu poole joosta, kui pauk käib. Soome kesklinnas, Helsingi kesklinnas on ju suur varjend, kus on ujula, korvpalliväljak, autoparkla, jõusaal, mis kohendatakse õigel ajal kohe ümber selleks, et inimesed saaksid seal varju. Aga mis selle põhjus on? Ma arvan, et see on teatud mõttes see sama suhtumine. Ehk et ühed mõtlevad, kuidas saaks nagu Hispaaniasse ära ja teised mõtlevad, kuidas saaks nagu mitte ehitada neid varjendeid, öelda, et aga makstagu kinni. Ehk et see on see argument, mida mina näen, et Siseministeerium Päästeamet ütleb, arendajad on vastu. Loomulikult see makstaksegi kinni avaliku sektori poolt, mis puudutab üldist valmisolekut. Ehk et maksumaksja peaks selle kinni maksma, et me ehitame... Loomulikult, ega maksumaksja ei pea ehitama uut varjendit. Ma olen siin 100 miljonite eest, mina näiteks konkreetselt olen siin 100 miljonite eest varjendi pinda loonud. Maksumaksjal läheb paar miljonit, et kohendada see kriisiolukorra tarbeks kasutatavaks. Muud ei olegi. No. Aga kas see nii ei ole, Urmas, et kui mina tahan sinu majja osta korterit, kui seal on korralik varjend all, siis ma olen valmis sellest rohkem maksma. See on minu isiklik kodaniku vastutus. Mitte, et ma kogu aeg ei oota, käsi pikalt ees, millal riik midagi teeb. No mul seal ongi varjend all, aga vaadake, varjendi mõiste on natuke laiem. Seal võib-olla sinna joostes läks pea katki, võib-olla sinna tuli 1000 inimest, võib-olla jätku õhku, vett ja nii edasi. See on, ja kõik see on laiem mõiste. Seda saab juhtida avalik sektor. Et jah. Sellega ma olen nõus, juhtima peab avalik sektor, aga arendajad võiksid samamoodi motiveeritult ju kaasa tulla. Ma ei tea, milline on üleüldine arendajate seisukoht, jumala eest, ei taha siin üldistada, eks ju, aga see, mida ma näen nendes artiklites, ma saan aru, et see takerdub väga palju sinna vastu, et nii nagu sina ütled, et on relvaseaduses inimesed, kes ütlevad, jumala eest ei tohi relvi inimestel koju lubada, on neid, kes survestavad otsustajaid, et jumala eest, et me ei tohiks teha samasugust poliitikat nagu Soomes, kus arendajad on kohustatud 1500 pluss elamu puhul sinna varjend ehitama. Ega meil tuleb ju see sama tegelikult ja ega kinnisvara arendajad, eriti need, kelle raha omanikud elavad ka Eestis ise või on Eesti juurtega, siis ma arvan, tegelikult keegi ei ole vastu. Nad teevad selle ära, aga koostöös avaliku sektoriga, nad ei saa ise seda teha. Miks ma räägin isiklikust vastutusest ja see haakub jälle nende relvadega ja natukene selle varjendiga. 2018 tehti Eestis uuring, elanikkonnakaitse uuring, kus küsiti inimeste käest, kas te olete kriisi valmis, ehk et te olete valmis nädal aega elama oma varudega ja saate hakkama. Mis on eeldus, eks ju? Toona 2018 vastas 15% Eesti elanikest, et jah, me oleme valmis. Samasugune küsitlus tehti 2023. aastal. Aasta pärast seda, kui täiemahuline sõda oli juba siis puhkenud, eks ju. Esimesed korterid Hispaanias olid kindlasti juba ostetud, eks ju. Mis te arvate? Kui palju neid inimesi oli, kes 5 aastat hiljem, aasta pärast täiemahulise sõja puhkemist, ütlesid, et nad on kriisi valmis? Sama palju. Täpselt sama palju. Ehk et ma mäletan täpselt, kuidas ma ühes kommunikatsioonis ühe ajakirjanikuga ühe peatoimetajaga suhtlesin, küsisin, kuule, et meil oleks vaja abi, et teeks mingid lugusid sellest, kuidas võiks endale mingid varusid hankida keldrisse ja koju. Ja siis ta ütles, et ei, see on jumala õige jutt, aga ma elan ühe Felixi tehase lähedal ja ma olen kogu aeg mõelnud, et ma järgmine kord tulen, sõidan läbi, võtan ka selle supi resti. Pekki pole siiamaani jõudnud. Ma räägin ühe huvitava loo ehk täpselt samas auku. Ehk siis, kui Tartu ülikoolist võeti, või kuskil ma ei mäleta, mis ülikoolis oli, võeti kinni üks Hiina spioon, pandi vangi ja tema mingi naiskaaslane ka, eks. Siis vahetult peale seda me tegime mina ja siis minu
2 kolleegi, üks endine CIA juht ja üks endine USA sõjaväeluurejuht. Tegime siis ettepaneku Tallinna Ülikoolile, Tehnikaülikoolile, Põllumajandusakadeemiale ja siis Tartu Ülikooli juhtkonnale. Tegime ettepaneku poole aasta jooksul viia läbi koolitustsüklid, kuidas vältida selliseid olukordi, et sattuda tahtmatult sellistesse olukordadesse, kus on võimalik inimesi ära värvata. Tegime vastava internetikeskkonna, kus oleks võimalik registreerida hinna, me vaatasime, tegime minimaalse ja pakkusime siis välja tsüklid, ka programmi pakkusime välja. Ja mis te arvate, palju registreerijaid oli? Ja kui sa nii küsid, siis tõenäoliselt neid ei olnud 1000. Ei, üks ütles, et ta on huvitatud. Me registreeritud mitte ühtegi. Ehk et kui ütleme Briti siis majandusühenduse riikides kõikides on kohustuslik ülikoolidel. Nii-öelda see on lepingu osa, et sa pead kaitsma oma teadussaavutusi, sa pead läbima vastavad koolitused, nii-öelda need ära ei varastataks ülikoolidest. Siis me tegelikult mitte keegi ei tea, milliseid saladusi näiteks Eesti Ülikoolis varastatakse. Siin on olnud igasuguseid kaitsepolitsei töö tulemusel, kes on kinni pandud. Me keegi ei tea, kui palju seal tegelikult saladus ära varastatakse. Neid, millel on hinnasilt võimalik külge panna, neid ideed on võimalik rahastada ja see ei piirdu ainult hiinlastega. See tegelikult see majandusspionaaži ja majandusliku edu tagaajamise mudel on tegelikult kõikidel konkurentidel. Ehk et kõik tahavad paremat majandust ja kui kuskil ülikoolides saavutatakse väga häid tulemusi mingisuguste asjade arendamisel, siis esimene asi on see väga sageli suurtel riikidel see idee ära varastada. Nii nagu venelased varastasid ameeriklastelt kõik ideed ja sakslastelt automudelid ja nii edasi, siis see on elu osa. Eesti elab nagu mingisuguses sorti sellises mängumaailmas, kus arvavad kõik need hullud asjad, millest nagu räägitakse, et need meid tegelikult väga ei puuduta. Et küll kõik juhtub, läheb kõik korda, kõik saab korda. Ja mulle jäi see mulje sellest suhtumisest, riiklikust rahvuslikust suhtumisest juba siis, kui Urmasega on eriteenistuses. Kõik said aru, et eriteenistust on vaja, ihukaitset on vaja, aga see suruti alati mingisuguse sellise teisejärgulisse rolli. Ehk et tassi portfelli ja tassi vihmavarju ja igast muid ülesand üritad sokutada. Keegi saan nagu aru tegelikult, mis on selle julgeoleku kaitseväärtus. Täna on esimest korda üldse Eesti ajaloos, vähemalt viimase 35 aastase ajaloos, on see, kus eestlased mõtlevad, et reaalselt on vaja teha midagi. Ja see, et valitsus annab raha rohkem kahurite ostmiseks ja kõigeks selleks, on üks näide sellest, et inimesed tahavad ja võtavad julgeoleku asja tõsiselt. Aga eestlastel ei ole seda julgeoleku geeni, nii nagu on soomlastel. Nemad on valmis ennast kaitsma, eestlased mõtlevad, kuidas nagu vaikselt nagu ära hiilida. Ja see on võib-olla jõuline üldistus, eks ju, ise Kaitseliidu liikmena nähes ka, kui palju neid on liitunud pärast 22 aastat, kaitsetahte number ikkagi üle 70, 70 pluss. Aga ma olen suga üldiselt nõus, see võrdlus Soomega, kas või reservarmee kontekstis see, kuidas näiteks Soome NBA staar, eks ju, Markkanen, kes praegu Euroopa meistrivõistlustel mängib, ta ju lõpetas sõna otseses mõttes 2017. aastal oma karjääri NBA-s, et tulla Soome kaitseväkke. Kujutate ette midagi sellist, eks ju? See on ikka nagu uskumatu tahe seista oma riigi eest. Nii nagu Agu Soronen ütles mulle, et kui me seda asja oleme ajanud, ütles mulle, et soomlastel või eestlastel on kõige tähtsam asi laulupidu. Et see on see, kus inimesed tunnevad, et nad on nagu ühtsed. Ja soomlastel on sõjavägi, on see, kus soomlased tunnevad ennast ühtsena. Et emad saadavad, oma pojad saadavad sõjaväkke, sest see tekitab nendes uhket tunnet, uhkuse tunnet. Ja see on, sinna poole me peaks liikuma, et mitte seda, et laulupidu vähem tähtis oleks, aga et see sõjaväe kohustus, kaitseväe kohustus oleks sama uhke kui laulupeol käimine. Jah, et me oleme neid teemasid arutanud igatepidi ja jõudnud ikka ja jälle sinna, et kuidas oleks võimalik tekitada riigis olukord, et keegi näeb suuremat pilti, näeb tervikpilti. No ma siin selle
kaitsetahte juures mul tuli üks lihtsalt asi meelde, et mingid aastaid tagasi ma olin Ateenas, siis sellel vana liitsel staadionil, siis Ateena olümpiakomitee mingil 100. aastapäeval ja siis tantsuks mängis siis 170-aastane siis Kreeka kaitseväe orkester. Ja mul tõusid ihukarvad püsti, kui ma mõtlesin, et minu lapsed, kui tahavad sama olukorda tunda, siis nemad peavad tantsima siis mingisuguse sõjaajaloo muuseumi orkestri siis rütmide saatel. Et ütleme, orkester, jõulisus, sport, need on kompleks nüansse, mis tegelikult tekitavad sul seda austust ja kaitsetahet ja usku sõjaväesse ja usku oma riiki kaitsta ja nii edasi. Seda on soomlased teinud nagu väga oskuslikult niimoodi. Meie võtame nagu piltlikult öeldes Exceli tabeli järgi. Ütleme, Eiki Nabisugused sportlased, kes tegelikult peaks vorm seljas seisma seal nende värisevate sõjaväelaste ees. Vastupidi on ta nüüd, ei saa seal seista. See mitte küsimus ei ole palgas, küsimus on selles märgilisuses ja samamoodi rütm, koos mõelda, koos uskuda, koos fantaseerida, mida tekitab tavaliselt sõjaväes orkester, see on ka vajalik. Tuletan vahepeal meie vaatajatele meelde, et vaatate podcasti, mille nimi on Hea elu Tallinn. Teil kõigil on võimalik kaasa lüüa selles kirjutades meile heaelutallinn@gmail.com. Tänase saate teemad on julgeolek ja turvalisus ennekõike. Seda, kuidas inimesed ise saavad võib-olla rohkem pingutada selle nimel, et seista Eesti eest. Külalised või teisalt põhiline saatejuht, täna külalise rollis Urmas Sõõrumaa ühel pool lauda ja Jaanus Rahumägi teisel pool, mina Rasmus Kage, kes ma seda siin vestlust üritan juhtida. Ja nüüd ongi põhjust edasi minna võib-olla sellega, et tulles saates alguse juurde tagasi, et aga võib-olla me elamegi ikkagi nagu sellises nagu pettekujutelmas. Et me nagu mingil moel oleme loonud endale sellest elust hoopis mingisuguse kummalise nagu mingi müüdi. Mu ees on Riigikantselei värske uuring, mille on teinud Turu-uuringute aktsiaselts. Täiesti avalik, nähtav kõigile Riigikantselei lehelt. Peatükk on eluga rahulolu. Ja selle aasta juunikuus on küsitletud ligi 1500 vastajat. Korralik valim. Ja kui küsitakse inimeste käest, kuivõrd rahul te olete praeguse eluga üldiselt, siis 64% vastavad väga rahul ja pigem rahul. Normaalne, me ju elame. Aga loed lehti või vaatad sotsiaalmeediat, siis tundub ju, et ongi ju viimane võimalus siit nagu jalga lasta. Aga siin ongi väga oluline nüanss, mida tuleb tähele panna, et tegelikult Eesti ühiskonnas ei anna tooni mitte selline 65%, mida sa just mainisid, vaid annab see mingisugune 5% või maksimaalselt 10%, kes on nii-öelda sellised üsna kõvaajalised radikaalid, kes siis pasundavad ühel või teisel teemal. Rahvas on üldiselt ikkagi rahulolev ja rahulik, nad oskavad käituda. Ükskõik, kus on palju inimesi koos, laulupidu, teatrites, kontserdid ja näete, kes on ja millised on Eesti inimesed. Need on need tegelikult, kes on nagu peamised nii-öelda tooni andjad. Aga nad ei pääse löögile. Põhiliselt löögile pääsevad need, kes suudavad suurt kisa teha, tekitakse skandaale ja siis üritatakse neid nagu siis kas mingil aja nagu üleval hoida ja pärast see vajub ära, tuleb järgmine skandaal. Ehk et me muudkui astume ühest skandaalist või mingist jamast teise, samal ajal, kui tegelikult me peaksime toetama just nimelt neid edusamme, mis on tehtud, mis on faktilised edusammud terve riigi elus. Me peaks rohkem usaldama oma põhiseaduslikke institutsioone, valitsust, Riigikogu, kohut, kõiki neid põhiseaduslikke institutsioone, kes tegelikult juhivad riiki. Aga me tõstame, mitte meie siis, aga ajakirjandus väga sageli tõstab just nimelt esile neid, kes on juba süsteemist nii-öelda väljas, kellel nii-öelda arvamused löövad nagu viltu selle tegeliku olukorra. Ja väga sageli ka väga paljud inimesed hakkavad uskuma neid inimesi, kes on mängust väljas, kes siis mingisugusel isiklikul või ma ei tea, mis põhjusel esitavad nii-öelda oma selliseid, mis ei ole kõik, võib-olla mingisuguses mõttes on vastavad
sellele keskkonnale, mida nad kirjeldavad, aga nad kindlasti ei anna pilti kogu tervikuna. Ja seetõttu ongi inimestel jääb mulje, et no, ka see hirm tekib selle pealt, et seda nagu räägitakse, eks ole, et tegelikult inimesed on rahul eluga, inimestel Eesti Pank ütleb, pole kunagi nii palju säästa olnud nagu täna. Ja kui ma päris ausalt ütlen, siis ma elan pool oma elust praegu välismaal. Ma tulen Eesti lennujaamast, tulen lennuki pealt maha, lennujaamast välja, siis ma tahan kingad jalast ära võtta, kõik on puhas, korras, kõik on hästi, nagu elu tuppa astuks. Ma olen käinud igasugustes urgastes, kõige hullemates maailmas ja olen ka Euroopas enamus riikides, no praktiliselt kõikides riikides käinud, võin öelda, no ei ole nii turvalist, isegi Eestis on turvalisem kui Soomes, meil ei tehta selliseid jõledaid kuritegevusid nagu Soomes juhtub. Ehk et kui vaadata tervikpilti, siis minu soovitus on küll usaldada Eesti põhiseaduslikke institutsioone, sest nad kõik, ükskõik mis parteist nad ka ei oleks, nad tegelikult tahavad Eestile head. Ja see on see, mida me peame uskuma, mitte mingisugused kõrvalt siis õiendajaid ja kaagutajad tagantjärgi, eks. Et see on see, mis lööb selle pildi viltu. Me kiitsime siin Soomet, et nad hästi pikaajaliselt 10 aastaid, juba 70 aastat ehitavad oma kaitsetahet, süsteemi ja need. Ega see ei tähenda, et soomlased rahul olematud on. See on ikkagi juhtida vastutus, kes vaatavad inimpõlvi ette, et see rahulolu saaks kesta ka pikemat aega. Et tõepoolest siin on ju öeldud, et ega me magame ju paremas voodis kui Kleopatra tõenäoliselt ja näeme rohkem riike kui Aleksander Suur maailmas, ja sealt tekibki rahulolu, aga on osa asjad, mis ei paista välja. Eestis on 25 000 noort inimest ei käi tööl, võib-olla isegi nemad on rahul. Narkosurmasid teismeliste hulgas, nagu ma juba ütlesin, on Euroopas esikohal. Ütleme, need ei paista võib-olla välja. Et see rahulolu kestaks pika aegselt, selleks on meie juhtidel ja liidritel peaks olema kuidagi pikem vastutus ja süsteemsem plaanipärane tegevus, et see rahulolu oleks ka 10 aastate pärast. 2 numbrit veel sellest samast Riigikantselei uuringust. Siin on küsimus majanduslik toimetulek, kus siis küsitakse, kuidas inimesed hakkama saavad praegu. Ja kokku 65% Eesti elanikest vastab, elame mugavalt praeguse sissetuleku juures või saame hakkama. 65%. Need numbrid on tõsi, jaanuariga 2022 veidi muutunud, aga mitte üldiselt oluliselt. Jaanuaris, veebruaris 2022 enne suuremahulise sõja algust oli neid, kes ütlesid, saame mugavalt hakkama või saame hakkama, oli 69, praegu on 65. Et veel kord, kas siis see, milles me oleme tugevad, milles me oleme maailmameistrid, on iseenda alla tõmbamises? Just, täpselt, sa võid naelapea pihta. Ma toon näite, ehk ma olen üsna tihti käin Kreekas. Kreeka ühiskond on samas nii-öelda majandustasemel nagu meie või natuke allpool oma üldises olemises, võimekuses. Samas see Kreeka ühiskond on, mitte ainult Kreeka ühiskond, väga paljud Euroopa riikides, see ühiskond on heatahtlik. Inimesed on üksteise suhtes heatahtlikud. See headus, mis kumab läbi kogu ühiskonnast, on jumala normaalne. Ja Eestis võetakse sellist heatahtlikust positiivsust just kui nõrkusena või imelik oleks nagu natukene. Ehk et tegelikult see heaolu ei ole ainult see, et sul on rahakotis raha. See heaolu on see, et sa saad väga hästi läbi oma naabritega, sa suhtud oma nendesse inimestesse, keda sa ei tunne väga hästi, sa üritad need alati aidata, kui neil on abi vaja. Ehk et sa suhtud inimeste juba positiivselt naeratusega, et see on see, mis tegelikult loob sellise üldise fooni, kus inimesed tegelikult tahavad olla, et nad tunnevad, et ümbritsevad head inimesed. Ja kui me loeme ja järjest nagu näeme sellised mingisuguseid vaidlused, kus on eriti totrad vaidlused, mingisugused eriti totrate asjade üle, kus inimesed on üksteise vastu, keegi on saavutanud midagi, siis hakatakse seda alla tõmbama, teda kritiseerima.
Ja see on see, mis tegelikult lööb sellise heaolu tunde ja heaolu ühiskonna ja õnnelikuks olemise tunde lööb nagu nulli. Ehk Eesti inimesed peavad õppima üksteist austama, et meil on nagu sünnipärane õigus, geneetiline õigus üksteist väga familiaarselt siis kõnetada. Et tegelikult see respekt vanemate suhtes, respekt ümbritsevate suhtes, inimeste suhtes on see, mis tekitab ühiskondlikku heaolu, mitte ainult raha. Ehk siin on tegelikult igal ühel endal panustada väga palju selleks, et näha rohkem enda ümber sellist heaolu ühiskonda ja tegelikult siis tekitada ka rohkem sellist turvatunnet. Tundub, et Jaanus, see välismaal käimine on sulle hästi mõjunud. Aga seda ütlevad ju kõik. Et tuleb kaugemalt vaadata. Tuleb kaugemalt vaadata. Just täna kohtusid mehega, kes elab Riias. Tundub, et mis see on siis Riia meie enda sõbranind. Ütles, et Jeesuse rist, kinnisvaratehingute tegemine, äri ajamine Riias. See on nagu 10 kordi keerulisem. Kõik need e-teenused, X-teed, omavahel ristumised, see on peavalu. Rääkimata kaitsetööstused, kes kolis Saksamaale. Jah, meil on Eestimaal tegelikult väga palju head ja väga palju potentsiaali, rääkimata siin puhtast õhust, turvalisusest, loodusest ja nii edasi, aga meie häda peitub meie endi sees, et me tegelikult ei usu ise endid, siis me ei usu ka tegelikult enda õnne, oma valmisolekuid ja kahtlustame kõiki teisi siis nendes asjades, mis tihtipeale me enda sees peituvad. Ja täpselt seda kinnitab ka see sama Riigikantselei uuring, mis küsib, vaadates järgnevat poolt aastat, kui hästi te ennast tunnete, mõeldes oma leibkonna peale, kui turvaliselt planeerides oma kohustusi ja kulutusi. Ja see võrreldes sellega, kui hästi ma saan hakkama, võrreldes kuidas te järgneva poolaasta kontekstis tunnet, on 2 erinevat numbrit. See on ebakindluse märk, et siin on kogu aeg olnud see selline, kui muidu oli 65, kes ütleb, saame hästi hakkama, siis see number on olnud 38 kuni 40%, eks ju. Ehk et see hirm tuleviku ees tegelikult on nagu oluliselt nagu suurem inimestes ja see süveneb, mida ütleb üks teine number, just nimelt turvalisuse kontekstis. Ehk et juunikuu seisuga, tulles nüüd tänase päeva selle saate põhiteema juurde, ütleb ainult 5% Eesti inimestest, et nad tunnevad ennast Eestis turvaliselt, väga turvaliselt. 34% ütlevad üsna turvaliselt ja enam kui 58% ütlevad veidi ebaturvaliselt või väga ebaturvaliselt. Ja see number on süvenenud. See on süvenenud niivõrd, et kui siin 2022 väitis 58%, et nad tunnevad väga või turvaliselt, üsna turvaliselt, siis siin on ikkagi käärid sees. Ja ma ütlen, et veel korra, et see igal juhul väga oluliselt mõjutab omavaheline läbisaamine. Inimeste omavaheline läbisaamine mõjutab turvatunnet. Kui sa tead seda, et sul on kodu üksi, aga su naabrid on väga head ja hoolitsevad, siis kui midagi vaja on, sa saad neile helistada. Kui sa tead seda, et su inimesed, kellega sa oled samas poes ja keda sa ei tunne, tead seda, et kui midagi peaks juhtuma sinu ema või isaga, ta kukub, et põhimõtteliselt seal need inimesed võtavad selle initsiatiivi, ehk et tegelikult see ühiskond peab ise ennast toetama, üksteist toetama, olema üksteise suhtes vastuvõtlik ja tundlik ja austama üksteise vaateid, üksteise seisukohti ja põhimõtteliselt peaksid olema need, kes ütleme, ei jälgi selliseid üldinimlikke printsiipe, peaksid olema ikkagi nii-öelda taunitud, ehk et neid ei tohi heaks kiita, selliseid üsna isiklikke ja teisi inimesi ründavaid seisukohti, et see üldine headus peab olema ühiskonnas see, mis tegelikult loob seda turvatunnet väga oluliselt. Mind isiklikult häirib väga see, kui keegi solvab kedagi, ma ei tea, mingisugustel, usulistel rahvus või keele või ma ei tea, mingil muul põhjusel, et see on ka üks põhjus, miks ma tegelikult kohalikel omavalitsuste valimisel kandideerin ja minu sihukene kreedo on see, et räägime kõigiga, kuulame kõiki,
arvestame kõigiga, mis meie ümber on, meie seda muuta ei saa, me saame muuta ainult iseennast kogu ümbruse suhtes. Aga tuleme nüüd siis saate lõpu viimases veerandis selle võib-olla teema juurde, mis meid kõiki ühendab, see on politsei. Te olete mõlemad olnud siseministri nõunikud, sina jõudsid olla ka politseis, sina ju Urmas vist politseis. Olin ka natuke. Olid ka politseis. Ehk et üks võti minu kui vana krimireporteri jaoks, miks inimeste turvatunne on langenud, on ka see, mis tegelikult vastu kajab, on see pidev jutt, et politsei ei jõua. Poevargused, anarhia, tänavatel, teedel ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ehk et võib-olla see on ka põhjendatud, et me võtame seda turvaliselt liialt iseenesest mõistetavalt öeldes, et arvestades, mis maailmas toimub, meil on politseis jätkuvalt puudu, kogu aeg puudu 200 töötajat. Väga suure mahu politseinike tööst teevad ära vabatahtlikud. 1000 vabatahtlikud abipolitseinikku, kes panevad tasuta oma pere ja eraeru kõrvalt, arvelt, teevad tööd Eesti tänavatel. See on väga positiivne. Ja Urmas ütles ühe korra, ma ei mäleta kuska, ma kuskilt kuulsin, et 1 miljonist natuke peale riiki ei ole võimalik juhtuda nii nagu 5 või 10 miljonist või 100 miljonist riiki, eks ju. Et me peame leidma siin teistsugused lahendusi. Et kui me võtame endale, ja Eesti ametkond väga sageli on saanud nii-öelda oma kultuuri nõukogude ajast, kus oligi suur riik ja teistmoodi asjad, eks ole, et kus riik oligi nagu ainus ja eraisikud olid mingisugused kõrval seisjad, siis täna tegelikult kõik need abipolitseinikud, tegelikult see ongi normaalne kogukonna ühiskond. See ongi see, kuhu poole me peame püüdlema. See, mida täna ei tehta, on see, et täna näiteks meil väga edukad, väga hästi korraldatud turvaettevõtted Eestis. Minul ei ole siin, mul ei ole mitte mingit majandushuvi. Ja mul ei ole üldse mitte mingit häri Eestis, ma ühtegi arvet esita ja poliitikasse ka ei lähe, ma ei räägi seda selle pärast. Vaid, et tegelikult on vaja kasutada seda ressurssi, et inimesed oleksid omavahel rohkem seotud, politsei oleks seotud nende sama abipolitseinikutega. Inimestel on väljundid, et nad saavad nagu ise ennast kuidagi ühel või teisel moel rakendada. Kunagi räägiti mingisugusest naabrivalvest või midagi sellist, ma ei tea, mis sellest saanud on, eks ole. Need olid kõik väga head kodanikualgatused. Täitsa töötab, tean. Just, et tegelikult peab, kui ei ole raha, tulebki otsida ressurssi sealt, kus seda on. Ja teha koostööd näiteks turvaettevõtetega mingisugustes teistes, näiteks praegu ahistatakse seda munitsipaalpolitseid. Miks? Ma ei tea, ma tunnen neid inimesi, kes seda juhivad, suurepärased politseinikud, suurepärased eksperdid. Miks neil ei anta kas või sellised õigused nagu turvaettevõtetel on, et milleks neid ahistatakse, riik ise teeb seda ju. Et siin on nii palju jaburaid näiteid, kus tegelikult ressurss lastakse nagu auru korstnast välja. Jaanus, oota. Urmas, sinust saab linnapea, kas munitsipaalpolitsei saab endale turvaettevõtte õigused? Noh, ma ei oska nüüd öelda, turvaettevõtteda õiguseid saab oluliselt juurde, saab koos õigustega, saab ka vastutuse kogu linna turvalisuse eest tegelikult seista ja kõik need samad varjendite, muud kodanikukaitse ja kodanikega suhtlemine turvalisuse mõttes, see saab kõik nagu tema ülesandeks. Aga ma tahtsin tegelikult puudutada seda, mida sa, Jaanus, ütlesid, see väike 1 miljoniga riik. Kui ma räägin politseinikega, siis tegelikult inimesi ei jätku, aina hullemaks läheb, palk on väike, ülesandeid tuleb juurde. Kui ma räägin arstidega, täpselt sama jutt. Kui ma räägin õpetajatega, täpselt sama jutt. Järelikult viimane aeg on vaadata üle, mida me üldse teeme ja kuidas me teeme, arvestades seda demograafilist tendentsi, mis meil on, siis asjad ütleme, et see perspektiiv ei ole väga nagu rõõmustav. Viimane aeg on üle vaadata. Meil on 10 000 töökuulutust üleval. Oli mingi uudis üks päev. 10 000 no ma tean, et 25 000 noort inimest tööle ei käi. On nagu ei taha või ei ole huvitav või aga kuidagi elavad ära. Sa tahtsid, Jaanus, midagi öelda? Ma tahtsin seda öelda, et just nimelt seda korrakaitse eraettevõtja, riigi eraettevõtjate koostöö on see, mis on puudu Eesti ühiskonnas täiesti selgelt. Ma toon väga värske näite. 2 aastat tagasi tekkis idee luua Eestis nii-öelda eriüksustele, siis sõjaväeüksusele, K-komandole, politsei erinevatele eriüksustele, kaitsepolitsei eriüksusele luua taktikalise laskekeskus. Euroopas ei ole ühtegi täismahus korralikku laskekeskust. Mis seal teha? Võtsime seltskonna kokku, leidsime 50 miljonit
et investeerime Eestisse, ehitame Eesti sõjaväele, Eesti politseile korraliku taktikalise laskekeskuse, õppekeskused, elektroonika, top notch, arhitektid olemas, kõik asjad olemas. Mida ei ole koostööd Eesti riigi. Me saime Siseministeeriumis, saime toetava kirja, saime Kaitseministeeriumis toetava kirja, et sellist keskust oleks vaja. Mida ei ole, siis seda kohta kui ehitada. Ehk et meile leidsime Kaitseliidu käes on väga suured hulk neid erinevaid veneaegseid Vene sõjaväebaase. Leidsime sobiliku koha, kus ongi nii-öelda lasketiir ongi otstarve. Ütlesime, et me ehitame teile sinna korraliku top notch Euroopa parima taktiklaskekeskuse. Ja nad ütlesid ei, me ei taha. See saab ainult Eestis juhtuda niimoodi. Kui sulle tuleb keegi ja ütleb, et kuulge, et teeme koos midagi. Ja mulle ütlesid muide väga mitmed eriüksuse juhid Eestis ütlesid, et Jaanus, kui sa suudad selle ära teha, siis me tuleme ise segu ämbri ja kellu ja aitame teha seda. Ehk et kõik mehed tahavad trenni teha, aga neil ei ole kus teha. Ja seda tervikpilti nagu, et keegi nagu ütleks, et kuulge mehed, et eraettevõtjad tahaks investeerida, aga nad ei tee koostööd. Riik ei tee lihtsalt koostööd. Ja see on see koht, mis tegelikult on nagu ütleme naljakas kergelt öeldes. No, järsku see ongi see, millest Urmas rääkis, et me oleme asendustegevuste maailmameistrid kõikide ülesannete ülipüüdlikkuse ärategemises, mis tõttu meie laud on kuhjatud täis kõik asju. Aga et valida neist, millega päriselt peaks tegelema, fokusseerima sellele, mis päriselt on oluline, et meid jaguks kõikidesse nendesse erialadesse, kus me päriselt see on ainuke võimalus, teistmoodi ei saa, me ju siin kirjeldasime. Ükskõik, kuhu valdkonda sa vaatad, tegelikult igal pool paistab nagu tupik. No olümpiakomitee endise presidendina sa kindlasti ju teadsid seda, et sind söödi ära, kui sa kavatsesid tõstatada temaatikat, aga võib-olla teeks umbes nagu Leedus, et keskenduks mõnele paarile spordialale, mida nagu eelis arendaks. No, me tahame ikkagi Eestis teha kõiki spordialasid võrdselt. Jah, ütleme, et meile mõned sobivad rohkem ja minu agenda tollel ajal oli see, et eestlasele sobivad eriti tehnikaga seotud asjad. Kõik need droonid, mudelid, asjad, need on aastakümneid olnud juba, eestlased on maailma topis olnud selles nii. Ja seda ei ole siiamaani rakendatud tegelikult kodanikukaitseteenistusse. See ikkagi vegeteerib oma elu. Muideks tuleviku idee sul mõnesse järgmisse saatesse on see pearahasüsteem. Ärme pikalt sellel peal peatu, aga see, mis ma olen teinud nüüd läbi sügise lapsevanemana on see, et spordiklubid erinevad siis kaklevad minu laste pearaha pärast, et saada see endale läbi Tallinna linnasüsteemi, et noh, ma väidan, et nagu tobedamat süsteemi ma pole nagu näinud, et tark on see ära kaotada, kui see linnapeks saad võtta. Siis ma võtan selle sellisel kujul, et ma ei hakka nüüd Foorust siin reklaamima, aga ütleme võtame white labelina Bolti äppi. Paneme igal ühele telefoni, igal ühel on ju telefon ja sealt juhime täpselt talle, kuhu tahad sinna, sul on nii palju, ütleme, et ei ole ametnike juurde vaja, arvutid jääb ise ära selle lõpuks. Kuulge, aga meil on ikkagi konkreetne küsimus. Minu jaoks on märk sellest, et asjad on halvad, kui politseinikud ja päästjad on Toompeal ja piketeerivad. Ja põhjusega, et kui ma vaatan numbreid, siis tänane patrullpolitseinik saab põhipalgana eesliinil kätte 1850 eurot miinus maksud ehk et kokku 1430 eurot. Kašmaar. Ehk et me elame nagu idapiiri ääres, meil on inimesed, kes on siia pakku pugenud, meil on mitte ainult sealt, kus peetakse seda, vaid ka mujalt. Me elame mitmete liinide ristteel, kuidagi nagu me nagu ei mõista seda olukorda või me nagu võtame jätkuvalt nagu, et nagu see oleks nagu ilus, hedonistlik 2000-ndate keskpaik. See kuulub sinna samasse rubriiki, mida me just rääkisime ennem ka, et see korrakaitse julgeolek on nagu mingisugune teisejärguline või noh, ärge väga segage meid, olge seal, te peate nagu olemas olema, aga ärge meid väga segage, eks ole, et noh, et olge nagu kus, et meil ei ole sellist sisemist vajadust justkui ise ennast kaitsta, eks, et noh, kõik see politsei kiratsemine ja kogu see lugu on ikkagi noh, tõepoolest noh,
meil on küll turvaline, tuleb öelda, et politsei enda edu on andnud tegelikult nende sissetulekutel paugu, ehk et politsei on olnud väga, Elmar Vaher oli ju suurepärane politseijuht, kes tegi sellest suurest monstrumist ikkagi hoidis tal mingit inimnäolisust üleval, eks ju. Aga ma millegipärast täna arvan, et see asi läheb nagu vales suunas, nii et no miks ta vales suunas läheb? Ei ole liidrit, kes mõistaks sisejulgeoleku tähtsust? Ei ole liidrit, kes suudaks ennast tegelikult, kellel oleks sõpru, kellel oleks selliseid kontakte, nagu olid Elmar Vaher, kes suudaks nagu selgitada avalikkuselegi asju. Et kui me paneme kõik asjad, kõik ametkonnad juhtima ainult bürokraadid, kellel puudub selline ühiskondlik visioon asjadest ja kes ei tutvusta seda, siis see jääbki nagu kõrvale, see jääbki nagu siin tükatakse kõrvale, sest et konkurents on selle riigi eelarvel nii suur, et kui sa ei suuda ennast nagu selgeks teha ja maksma panna, siis käidki lugemas võõra koeraga raamatut presidendil Jossi ees ja tegelikult inimesed ei võta tõsiselt. Ja see on jah, politsei ja turvalisus on üks valdkond, aga vaatame siin majandust või ükskõik kas või inimeste tervist, ega me igal pool oleme samal teel, nii et selles mõttes selle suure pildi nägemine on üleüldine teema. Kas on aeg Eestis teha midagi, mida on tehtud Islandil, kus ühe kogukonna inimesed on korraga nii Kaitseliidus, abipolitseis kui ka siis Kaitseliidus on ju. Abipolitsei, vabatahtlik päästja, Kaitseliit. Ühed samad inimesed vastavalt siis sellele, milline õnnetus juhtub, selle vormi ta paneb selga. Nii väikese elanikkonna pealt midagi pole teha, tuleb seljad kokku panna. Jah, aga see ei õnnestu mitte kunagi. Ma seletan, miks. Sellepärast, et meil on hirmus armee ametnikke, kes kõik seletavad peale, hakkavad seletama, kuidas see kõik ei ole võimalik. Ehk et meil täna tegelikult kogu seda riigi aparaat juhivad ikkagi ametnikud, kes siis poliitikuid nii-öelda suunavad õiges suunas ja kui see suund on vale, siis ilmub välja mingisugune kompromiteeriv materjal ja see minister eemaldatakse ametist, nagu juhtus Kalle Laanetiga. Ehk et tegelikult me peame endale aru andma, et selleks, et muudatusi teha, selleks peab olema mingisugune väga selge poliitiline tahe, poliitiliselt tugevad liidrid, kellel on visiooni ja kes tahavad seda ellu viia. Et minna kuskilt nagu keskelt midagi tegema, ilma et sa saaksid nagu kindlat tuge sellest, seal ei ole lihtsalt mõtet ja kogu see asi lämmatatakse lihtsalt eos ära. Eestis on väga head ametnikud, et oinaid on igal pool, käies neid iga nädal koolitamas, väidan, just nimelt liidrikriis, kes suunab õiges suunas, kuhu me liigume, mida teeme, milliseid tegusid ei tee, kus on fookus, mis on tähtis, selles on probleem. Ma usun, et sul võib õigus olla, et on palju häid amet, aga ma vaatan selle relvaseaduse liikumise järgi. Kui liider ütleks, mis on tähtis, oleks mõjus, põhjendaks, selgitaks, siis küllap need ametnikud ei tegeleks. Need koosolekud on peetud seal Siseministeeriumis hulga, eks ole, et tegelikult kõik on teada, mis seal kirjas on, aga vaatame, ma olen kuulnud nii palju lugusid, kuidas need ametnikud lämmatavad seda ministrit seal kogu oma sellise ametnikel on ülemused, kes seavad kes on ka ametnik, kes on ka ametnik, aga tegelikult ma ei tahaks üldse öelda seda, et üks ametnik on halb või ta on inimesena halb, vaid iga inimese normaalne olek on, ta peab kasvama. Iga organisatsiooni normaalne olek on, et ta peab kasvama. Ja ametnik, olles oma töö sees, küll ta leiab seda tegevust alati, et kogu aeg kasvada. Ja see ei ole halb. Ma toon sulle lihtsalt ühe näite. Ütleme, kas ametnik on halb või hea? Ütleme, seakatk, laseme sead maha. Nii, siis keegi võttis nõuks, et eelmine kord oli mingi link metssigadega, kes ka olid seakatkus, nüüd laseme kõik metssead maha. Nii. Ja käibki padu metssigade hävitamine, mitu tuhat siga kuus, 65 € siga ja nii edasi. Aga nüüd see teine ametnik teises kabinetis, kes siis ütleme, peaks ka mõtlema huntide, karude ja ilveste peale, kes ka midagi peaks sööma. Kas need hakkavad siis inimesi tulevikus sööma või peaks neid samas proportsioonis hävitama? Vaat sealt tulebki see ametniku see, kes nende sigadega tegeleb, ega ta halb ei ole, aga üldist suurt pilti keegi ei näe ju. See on üks näide täiesti teisest valdkonnast. Head ametnikud tuleb välja nagu alati. Kuulge,
saade hakkab läbi saama, kas on veel mingid olulised momendid, mida me selles saates, mille fookus on turvalisus, julgeolek, peaksime puudutama? Turvalisus julgeolekut, see on nii lai teema, et siin võib rääkida ööpäev läbi, aga see majandusteema, mis Eesti majandus peaks nagu tõstma, ma arvan, et mida me peaks mainima ja Urmas ilmselt toetab, on see, et Eesti ametkond, Eesti riik peaks tegema rohkem koostööd eraettevõtjatega, sest kõik eraettevõtjad on ikkagi lojaalsed Eesti riigile, nad tahavad Eesti riigile parimat. Ja see koostöö puudus väga praktiliselt kõiges, mis vähemalt millega mina olen kokku puutunud, on see, mis pidurdab väga oluliselt kogu seda üldist majandusarengut. See tarkus, majandustarkus on ikkagi ettevõtjatel, need, kes peavad looma seda väärtust, kelle peal tegelikult ju kõik inimesed, kus nad palka saavad ja kus maksud makstakse, mille eest ametnikke tööle võetakse. Et siin ei tohiks nagu demoniseerida seda ettevõtlusseltskonda ja inimesi, kes tegelikult võtavad riske ja teevad asju. Et minu soovitus oleks nagu oluliselt rohkem kaasata eraettevõtlust riigi sellise üldise pildi kujundamisel. Täielikult nõus ja mina ütleks siia juurde see, et vaadates, kuhu liiguvad täna õpetajad, politseinikud, arstid, siis siin ei aita mitte midagi muud, kui tuleb oma tegevused juure pealt üle vaadata. 3% tuleb kokku hoida lihtsalt nende tegevuste tegemisel, muidu need nimetatud suunad lihtsalt surevad välja. Me ei jõua neid ülal pidada, motiveerida ja nii edasi, nii et õhukene, väike, tark riik, õnneks meil on annet selleks ja me saame hakkama. Me peame oskama eristada olulist ebaolulisest, ehk et ka kodus ju, ka ettevõttes ju, prioriteedid paika, tegeled nendega, mis täna on oluline, ei keskendu nendele, millega saab tegeleda ka homme aasta pärast ja mis võib-olla ei vajagi täna tähelepanu. Õnneks meil on naabrid Soome ja Rootsi näol, et vaatame sinna poole, teeme kas või midagi järgi. Pole aega endal välja mõelda võib-olla teatud olukorras. Enne veel, kui ma ütlen saatekülalistele aitäh, kordan üle, 7. saade saab kohe läbi. Kõikidel, kes te meid kuulasite, on võimalik kaasa lüüa edasistes saadetes, pakkuda näiteks ideid. Üks idee juba läks lendu, sport ja pearahasüsteem, heaelutallinn@gmail.com. Lisaks minu robot on mulle andnud alarmi, et ma parandaksin ära ühe vea. NBA staar Lauri Markkanen tõsi, lubas tulla Soome kaitseväkke, aga siiski ei katkestanud karjääri ja lubas, et kohe kui profikarjäär on läbi, siis täiskasvanuna teeb ajateenistuse läbi, nii et elame talle kaasa. Igal juhul Soome meile eeskujuna siin korduvalt laualt läbi käinud on. Aga nüüd siis tõepoolest nii, Urmas Sõõrumaa, Jaanus Rahumägi, suur tänu. Mina olen Rasmus Kage ja millal me järgmine kord kohtume, ei tea, Urmasega kindlasti juba nädala pärast. Mis sul järgmise nädalase teema on? Vaatame, tõenäoliselt ongi see tervis ja liikumine sport, sest kõik meie riigi arengukavad näevad ette tervet inimest. Ja sa võid neid kahureid osta, sa võid neid kõik häid asju teha, aga kui tervet inimest seal taga ei ole, no siis ei tule ikka välja. Ja sa oled selles mõttes ju hea eeskuju, et sa küll ei ole väga vana. 61. aasta mees, näed sa põrgulikult hea välja. Aitäh. Kõike head, järgmiste kuulmisteni. Aitäh sulle.